Ma isegi ei tea, kas ma alustasin tänast vlogi, vist ei alustanud. Igatahes, täna on siis 23. detsember ja meie jaoks tähendab see seda, et meie peame täna jõule minu ema juures ja mina liigun praegu Raplasse, sest et minu kanda on maguspool, kuna ma teen šokolaadikooki ja see on ülikiire asi, mida teha, siis ma eile isegi ei viitsin selle pärast poodi minema hakata, tegelikult mul on enamus asjad olemas, aga vot muna mul nüüd kodus ei olnud, nii et selle muna järgi ma praegu lähen. Et kuna ma eile olin niivõrd tubli, et ma öösel editisin ka eilse vlogi lõpuni ja ajastasin ta täna hommikul kella 9, siis tähendab seda, et ma ei pea täna monteerimisega vaeva nägema. Ja see tähendab seda, et kui Preven läheb lõununne, siis mul teoreetiliselt oleks aega küpsetada küll. Ja kuna ma ei ole Napoleoni kooki ennem teinud, siis ma natuke kardan põruda. Aga samas, kui ma ei proovi, siis ma ei tea. Nii et ma veel mõtlen, sest et Napoleoni koogi jaoks on vaja, et see tainas oleks mingi paar tundi külmkapis külmas. Ja kui ma tegelikult praegu saaksin taina tehtud külmkappi, siis ma saaksingi hakata küpsetama siis, kui Preven magab. Nii et miks mitte proovida? Äkki ma teen siis ühe suurema tordi, et täna õhtuks saaks ja homseks ka. Sest et homme on siis meil Talise perega meie juures suke jõuluistumine. Aga Talise õde koos enda perega ei saa tulla, nad jäid haigeks. Siis meid ei tule nii palju, kui meid alguses pidi tulema. Nii et mingisuguseid suuri pidusööke mul ei olegi vaja väga teha. Nii või naa ahjupraadi ma teen. Ja salatit jääb nii või naa tänasest jõuluistumisest minu perega järgi. Mul on selles mõttes ainult praad vaja ette valmistada ja kui ma selle Napoleoni koogi ka ära teen, siis mul ongi homseks vaja ainult see praad teha. Nii et arvan, see on hea idee. Issand, kukutasin. Vot nii, aga ma kõigepealt käin nende tegelastega ühel tiirul, siis ma panen nüüd uuesti auto peale, läheme Raplas ära ja siis on juba vaja koju tagasi põrutada. Ja ma ei tohi täna palju aega veeta. Tõsiselt ka. Ma ei tohi täna palju aega veeta. Kas ma ise ennast kuulen? Ma loodan, et kuulen. Siuh, asjad, mis mul vaja on ja ongi olemas. On ju? On ju. Nii, mina olen kodus tagasi. Läksin jälle shoppamisega natuke üle piiri, sest et mul oli korra vaja Pepkost läbi käia ja seal oli mingi ülihea kampaania, et ostad ala. Et alates 4 tootest saad kõik -40%, aga see oli nagu jõuluasjadele. Ja siis mul oli vaja neid küünlaid. Mina selles mõttes mul ei olnud neid otseselt vaja, aga mul juba eelmine kord jäid silma need fake küünlad, mis põlevad patareide toitel. Aga nüüd ma olen kodus, ma teen Napoleoni koogile selle taina kohe valmis. Praegu andsin Prevenile natuke tegevust. Saame neid hiilseid piparkooke kaunistada. Ja siis Preven juba hakkab vaikselt tuttu minema.
On ju praegu? Ei või? Sest et õhtul on meil ju jõulupidu ja selleks on vaja ka valmistuda. Eks, Preven? Sa oled muidu nii väsinud ju õhtul, kui sa magama ei lähe. See on ka jama. Pööra ennast ümber, ma ei saa ju, ma olen praegu käed jahused. Napoleoni koogi Vainas läks külmkappi. Mina nüüd hakkan tegema šokolaadikooki. Sinna on vaja siis 200 grammi võid, 200 grammi šokolaadi, 4 muna ja 1 supilusika täis jahu vist. See oli vist kõik. Suhkur ka või? Nii, nüüd kui see šokolaadi või suhkru segu on ära sulatatud ja ära jahtunud, siis nüüd siia peab lisama 4 muna ja 1 supilusikatäie jahu, kujutate pildi. Mul Bliksgrupist üks tantsija tegi seda meie jõuluistumisele ja see oli nagu nii hea. See oli nagu magus, aga samas ta hästi rammus ja ta ei olnud üldse kuiv, nii et ma loodan, et mul tuleb täpselt samamoodi välja. Palun tule samamoodi välja. Ja ühesõnaga nii vähe koostisosi ja ülilihtne ju tegelikult, sest et nagu reaalselt ma sulatasin siia 200 grammi šokolaadi, 200 grammi võid ja 200 grammi suhkurt. Nii. Siis lasin tal kõik täiesti ära sulada, siis jahutasin ta maha ja nüüd panen siia 4 muna ja 1 supilusikatäie jahu. See on kõik. Ja siis ta läheb 190 kraadil. Ma nüüd ei mäleta mitmeks minutiks ahju, aga ma pärast ütlen. Aga nii kerge. Vaatame, kas mul tuleb välja. Loodame. She will take in this position. You can't take 2-3 hours a year. You put it through that. No, Au. Nii, see šokolaadikook läks praegu ahju ja ma nüüd mõtlen, mida nende juustega teha. Mul on siis aega mingi 25 minutit, see kook ise on ahjus ka 25-30 minutit. Nii et ma mõtlesin, et mis oleks, kui ma prooviksin teha ülikrussis soengu endale. Nagu lihtsalt proovimise mõttes. Aga ma natuke kardan, et kui mul ei sobi, siis mõttetu vaev. Nii ma mõtlesin, ma teen paar proovikat äkki siia peale, aga samas ta toob mu juuksed hästi lühikeseks. Nii et kas on mõtet? Et ma arvan, et kui ma teen nagu ülikrussis, siis mu juuksed on mingi siiamaani. Mis oleks veits funny ju. Aga samas, kui ma üldse mitte midagi nende juustega ei teeks. Ma ei tea, kas nii ka saaks. Ja kui ma paneks lihtsalt endal ala kuskilt siit niimoodi kinni. Ja jätakski nii, nagu ta mul on.
ma ei tea, mis te arvate? Te muidugi ei saa mul siin reaalajas seda anda, aga teate, mis saab kurjaks? Siis, kui sul on kuhugi minek ja siis sul hakkavad lihtsalt kuhugile punnid tulema. Ja ma ei suuda lihtsalt näppe eemal hoida, ma ei tohi seda katsuda, ma ei tohi seda katsuda, ma ei tohi seda katsuda. Okei. Nii. Ma vist lihtsalt sätin enda juuksed kuidagi, et ma ei peaks nendega väga midagi ette võtma. Et kui näiteks kinni viia, miks mitte, jätan siia mingid salgud välja ja need äkki keeran lihtsalt rulli. Äkki ei ole meil siin vannitoas ainult Preveni pärast, ma enda pärast on ka seda siia vaja, sest et ma olen ju päkapikk. Ma peaksin vist täna endal tissid üles teipima, sest et mul on siuke selja pealt suht lahtine see üks tükk siis, või see, mis ma selga panen. Ja nagu oleks ilus, kui nagu ei oleks mingit rinnahoidjat või midagi. Aga see üles teipimine, ma olen seda 2 korral teinud ja see on lihtsalt siukene asjaajamine lihtsalt. Nagu ilusti öeldes. Aga ma vaatan, äkki ma viitsin vaeva näha ja mul on täna kuidagi nii palju vaba aega, nagu ma olen alustanud asjadega ilmselt õigel ajal. Et ma alustasin päevaga varakult, mul sai see vlog tehtud, mul selle võrra kohe nii palju kergem. Võib-olla jätakski niimoodi üles juuksed, mis te arvate? Ei pea ju rohkem nagu väga vaeva nägema. Okei, nüüd ma jäin ikkagi juustesse kinni. Ma mõtlen siis, kui võtaksid need salgud välja, niimoodi. Või võtaks natuke õhemad või? Imelik, et nagu siit on nii pikk ja siit. Ilmselt mul on nagu vale koha peal poolitatud. Kinni. Ja niimoodi, mis te arvate? Panen siia veel mingisuguse lipsu, ma kohe toon. Nii, sama lips, mis mul kuuse peal on. Presenteerin meie kodu jõulukuuske. Aga ma ei tea, kas ma panen ta nagu siia niimoodi või? Vaadake korra. Nii on fine või? Nii. Cute! Mul täitsa meeldib. Niimoodi teeps. Täna pop silma vaevata hakkama saanud ju. Täitsa lõpp. Nii, aga teeme siia ka mingisugused lokid otsa ja that's it. No. Oot. Teeme ta sirgeks tagasi. Okei, ma ei mõelnud tegelikult nii krussis. Proovin korra siia ka. Ma tahaks midagi siukest kerget. Kas ma tegin selle asja veits kirjuksin nüüd või? Nende väikeste lukkidega.
või ta just annab mulle natuke sükest volüümi juurde. I'm not sure. Ma ei tea. Ma arvan, ma jätan nii. Nii, aga valmis kohe kõrvarõngab ka. Mul on siuke tunne, et ma ei jõuagi täna ripsmedušini. Mis mul üldse valikus on? Kohe. Nii, valikus on siis sellised. Ta on nagu siuke. Mul täitsa meeldib. Minu arust siuke jõuluvaib. Pluss ma panin jalale ka sellise keti, ma nüüd näitan teile. Okei. No nii. Siuke siis. Kena küll, minu arust. Paneme mingisugused sõrmused ka sõrme. Ikea kaup ja ikka Sheini kaup. Kui te näete, et mul on selles abielusõrmus, siis ei, ma ei ole abielus. Aga ükskord, kui ma abiellun, siis ja ma hakkan tõotus lugema, siis ma teen kindlasti seda, et ma puhun nagu tolmu niimoodi maha sellest nagu ma oleks ülikaua seda abielu oodanud. See oleks legendaarne, reaalselt. Aga okei, ripsmed ja I'm done. Räägin korra sellest ripsmedušist. Minule kui väga kaugele meegi inimesele, siis see ripsmeduš ei istu, sest et ma otsin ikkagi seda, mis ei määri mul siit selle lau pealt kuidagi. Ja no see ei ole see ripsmedus kohe kindlasti. See, mis mul oli Mesauda Artist, Lash Artist, seda lihtsalt ei ole mitte kuskil. Meil oli Lelles jõuluistumine ja siis mul enda ripsmedus jäi maha ja siis ma ilmselt selle ja ma ei ole seda talle tagastanud. Ma täna viin tagasi, aga vot see oli ka ripsmedus, mis ei määrinud. Nii et mina lähen nüüd igatahes seda otsima. See on Essensi oma mingi Lash Without Limits. Nii et see on ka täitsa asja ette. Aga ikkagi ma ütlen, kes otsib ülihead ripsmedusi, siis Mesauda Lash Artist on the top, vähemalt minu jaoks. Aga kokku värvime nüüd need ripsuka ära ja I'm done. Ühelt poolt hoiab nagu pigem rohkem koolu ja teisel pool nagu pulksirged lihtsalt. Minu ripsmed on igatahes sellised. Aga ma arvan, ega ma rohkem vaeva ei näegi. Võib-olla natukene siia alla panen ka ripsmeduši ja vaadake seda lehta. Ma ei julge seda lahtigi teha, et ma arvan, teeb siukest pauku lihtsalt. Oh my god. Proovime seda nüüd lahti teha. Ilma pauguta, palun. Olge valmis. Vedas. Paigna kahju. Sellega on üliisi. Ma jätsingi ta viimaseks minutiks, et ma saaksin ta soojana kohale viia. Ta põhimõtteliselt tahab ahjus, ma ei tea, 25 minutit.
nii, mul läks vahepeal natukene jamasti sellega, et ma olin kogemata või pannud külmkappi. Ma arvasin, et ta tegelikult on toatemperatuuril, aga nope. See tähendab seda, et see suhkur ei tahtnud siia hästi peale jääda. Ja alt läksin veel sellega, et ma arvasin, et mul on kodus kaneeli. Aga võt, kaneel oli täiesti otsas. Aga õnneks mul oli piparkoogi maitseainet, nii et täielikult jõulumaitseaid. Pluss siis ma panin kookossuhkurt pool ja siis panin siis pool ja pool kookossuhkurt ja tavalisuhkurt, nii et selles mõttes hästi, et seal piparkoogi maitseaines on ikkagi ka seda kaneeli, nii et kõige hullem ei olegi, lihtsalt enne ma piparkoogi maitseainet kui sellist ei ole pannud, et seal on ju kõik vürtsid ja asjaka sees. Aga eks ta annab siis sellise iseloomuliku maitse ja nüüd ma panen siis lihtsalt võitükke siia peale, et see või ka ikkagi ilusti siia saaks sulada, et ma muidu tükeldasin neid siia peale, aga tavaliselt ma olen ta üleni nagu võiseks määrinud. Vot. Aga nii. Nüüd ma uuesti panen talle selle suhkrusegu peale ja that's it. Ikka, enne kui ma kodust ära lähen, mul on vaja kodu korda saada, nii et ma koristan ruttu selle köögiga ära, õnneks mitte midagi hullu ei ole, nõud on vaja panna nõudepesumasinasse ja siis juba tegelikult ongi vaja liikuda. Mis me jõuluvanale loeme? Sa teed mummi ja emmega äkki tantsu. Sobib või? Mis meie leidsime? Tundis meile kingitused. Ütles, et siin vist on palju lapsi. Häid lapsi. Leidsime kingitused. Lähme vaatame. Joo. Lähme vaata. Kelle nimi siin kirjas on? Sinu nimi või? Näita. Riven või? On või? Ootame, kuni kõik saavad kingi kätte, siis teeme kõik koos. Sobib? Anju, natuke peab ootama, eks? Siin oli meil siis kinkide lunastamine. Nagu ikka, siis enamus lugesid luuletust. Mina ja mu ema tantsisime meie Lelle-Latin kava. Ja kõigi üllatuseks number 1 täht oli hoopis Preven, sest tema laulis kõva selga häälega Põdral maja metsa sees ja ta oli tõesti nii tubli. Mis sa said? No niin, nyt me jäämme kun pois käydä. Siellä on patareid sees juba. Seal on patareid sees juba. Kas Marten sai ka üks aasta sellised minu arust? Kas siis on? Kommid. Šokolaadid. Jaa. Oot seda. Sellega saab kohe tööd teha. Plasmas kork. Mina mõtlen seda. Ma keeran auga. Ja siis keerad selle tagasi
ja siis paned need purgad, mis siin on, need pead lemmikud. ja need on küll siin 2 tükki. Hüppame natuke, siis varsti saab süüa jälle. Vaadake, sõbrad, lumi sajab. Meil on täna jõulud ja lund hakkas sadama. Täitsa lõpp. Nagu ma näos näha, siis kell on mis palju. Ja kallis. Õhtu oli tore ja sai palju söödud, sai palju jutustatud, sai kingitused. Ja kallis. Ma hommikul räägin täpsemalt siis, kuidas meil see õhtuki möödus, aga üldiselt väga hästi ja tore oli. Nagu ikka, iga asi väsitab. Kell on 1:30, kujutate pilti. Preven on jumalast üleval, ma ei tea üldse, kuidas ta magama jääb. Ta on lihtsalt nii ärkvel, kui olla saab. Ilmselt juba üle väsinud. Magama ta ei jäänud. Ja ühesõnaga on nii, et me lähme nüüd kõik koos magama. Aga mul on vaja kell 7 ärgata, sest et homme tuleb ikkagi oodatust rohkem rahvast. Kogu aeg mingisugused plaanid muutuvad. Crazy. Aga jah, homme tuleb rohkem rahvast, kui ma täna veel arvasin. Kui ma täna hommikul veel arvasin. Nii et mul ikkagi ei ole piisavalt ei nõusi ega mitte midagi. Ma ei tea, mis ma teen. Räägime homme hommikul täpsemalt. Ma praegu tahan nii kiiresti magama saada kui võimalik. Kuna mul see vlog nüüd ei ole selles mõttes nagu kuidagi ette monteeritud. See tähendab seda, et ma pean sellega ka homme tegelema. Aga mis ajast ma seda jõuan teha, ma ei oska öelda. Vaatame, homme tuleb väga-väga tihe päev. Praegu, kui ma magama saan, siis on juba hästi. Ja siis 5 tundi und tegelikult ei ole äkki kõige kohutavam asi. Mis seal on? Kas kingitused või? Veel või? Kas loeme enne kirja läbi, vaatame, mis jõuluvannal öelda on või? Preveni nimi. No aga too siia, lähme vaatame siis. See on ka Preveni oma. See on ka Preveni oma. Mis asja? See on ka Issi oma. See on ka Preveni oma. Ei, see on Issi oma. Ei, siin on Preven kirjas. Issil on enda kingitus käes. Kas see viimane või? Preven, see on ka sinu oma. Oo, kui äge! Mis asja? Muidugi, hakka tegema. Ei saa. Ei saa või? Kas on abi vaja või? Tere hommikust, täiesti õige. Meil on olnud siukene hommik, jõuluvana on käinud. Natuke meil siin koristamist jätnud, sest et ta on vist lumega tuppa tulnud või mina isegi ei tea, mis siin maas on. Täielik jõuluime on sündinud. Ma ei tea, ma loodan, et teil kõigil
on täpselt sama vaatepilt, mis mul. Ma nüüd näitan teile. Lumi on maas. Tšau. Otselülitus siis 26. detsembrist. Ja nagu näha, siis need 2 viimast vlogmassi päeva jäid mul selles mõttes tegemata, aga ma teen nad nüüd ikkagi tagant järgi. Aga selles mõttes ma panen siis 23. ja 24. kokku. Esiteks sellepärast, et 23. tuli ülipikk ja 24. tuli ülilühike ja sellepärast ma nüüd siin 26. natukene seda 24. tagant järgi tahan ka veits rääkida, et ma panen siia mõned klipid, mis mul on selles päevas tehtud, aga üldjuhul 24. oli siis meil selline, et meil tuli ikkagi suurem seltskond meile siia koju. Tulid ikkagi minu ema, mu kasuisa, siis mu mõlemad vennad, tuli Talise ema, tema kasuisa ja siis mu tädi koos enda elukaaslasega. Ja ühesõnaga, meie väikses kodus väga palju rahvast, aga kõik mahtusime ära. Ülitore oli, aga lihtsalt see päev ise kujunes lihtsalt nii kiireks välja. Mul ei olnud aega isegi telefoni mitte kätte võtta, et pikemalt filmida. Mul pole isegi korralikku videomaterjali sellest, kui ilus see laud tegelikult lõpuks sai. Ma jäin sellega täiega rahule. Suht siuke minimaalne, aga need detailid just andsid minu arust nii palju juurde. Ma ei tea, ma vaatan, ma panen siia mingisuguse pildikas või sellest. Siis näete midagigi. Ja siis jah, meil oli ikkagi siuke õhtusöök. Enamus tulid natuke peale 6. Ja siis oli ahjuliha, kartul, porgand, kapsas, soekaste, siis kartulisalat, siis oli heeringat, mis 23. jäi täiesti puutumata. Ja veel nipet-näpet ühesõnaga sukest. Ühesõnaga nagu jõululaud ikka, aga jah, meil oli nii tore, kusjuures üks naljakas asi, mis juhtus, oli see, et meil ei ole, mu tädi ja ta mees tulid oma veinipudeliga, aga meil ei ole, kuna me ei joo absoluutselt tegelikult alkoholi kodus, siis meil ei ole kodus isegi mitte veiniavajat. Ja siis 2 suurt meest kuidagi proovisid välja nuputada, kuidas seda veinikorki sealt lahti saada. Ja nad lõpuks siis tulid siukse asja peale, et nad lasid kruvi akutrelliga sinna selle korgi sisse ja siis nad tõmbasid 2 noaga niimoodi, et nad surusid 2 nuga üksteisega kokku. Üks hoidis alt pudelit, teine tõmbas lihtsalt korki pealt ära. Ja lõpuks ma tea, peale 10 minutit said selle korgi avatud, aga jah, nüüd ma tean, mis meil kindlasti kodus on puudu. Veinikorgi avaja. Nii et lõppude lõpuks jah, mahtusime kõik ära, ülitore oli. Tegin siis Napoleoni kooki, ämma abiga, ta rullis mul täiega neid lehti välja. Kook ise tuli isegi enam-vähem okei esimese korra kohta, aga see lehtaigene ei jäänud päris õige, mis oleks pidanud jääma. Aga üldjuhul jäi rahule esimese katsetusega. Järgmine kord tean, et kindlasti tuleb rohkem moosi panna. Vot nii. Aga millest veel siis 23. siis mu ema juures oli ka väga äge. Ja, meil oli lihtsalt kingivahetus. Me tegime siis loosikingid, 5–10 eurosed, sellised väga sümboolsed kingid, aga kõik said ikkagi omale midagi meelepärast siukest jõululikku. Ja siis Preveni kingid, jumal, ma ei tea, millal ma teile jõuan neid näidata, aga ma ei hakka neid siia sisse enam panema, sest esiteks neid oli nii palju. Ma ei hakka lihtsalt seda vlogi nii palju pikemaks ajama, aga ta sai endale, nagu ta jõuluvannale kirjutas, siis ta tahtis arstikomplekti, selle ta sai, siis selle poe kassat, selle ta sai, siis ta sai veel mingisuguse puldi auto, siis ta sai raamatuid, siis ta sai värviraamatuid, mingisuguseid kleepsuraamatuid ja asju, ühesõnaga miskit sellist. Siis ta sai ühe sellise mängu, et ta peab mingi nuppa alla vajutama mingi aja peale. No lihtsalt ilmselt kiirust arendada. Ja siis ta sai veel ühe mingisuguse mängu, mingi magnetmängu. Ja praegu mul ei tulegi meelde, nagu miskit oleks veel olnud. Võib-olla üks hetk näitan, kui mul meelde jääb. Aga ta sai lihtsalt üli palju asju. Tema jäi väga rahule ja meil jah, jõuluvanna tuli siis niimoodi tuppa, et tuli koos lumega, nagu nägite. Et pärast tema järgi koristada oli vaja, aga sellest ei oli üldse hullu. Peaasi, et ta sai ikkagi tulla Preveni juurde, kõik said oma kingi kätte, nii tore.
me Tallisega ei ole üksteisele just kõige suuremad kinkijad, et me tavaliselt lepime kokku, et me ei tee kingitust, aga mina sellel aastal ikkagi leidsin talle midagi sobivat ja siis ma pissin talle selle kuuse alla ja ta sai siis sellise juhtmevaba laadija, nagu ma ütlesin, see on kasulik kink ka mulle, ma saan ise ka seda kasutada. Aga jah, siuksed selles mõttes väga kiired jõulud. Eile ma ei jõudnud ka seda vlogi kokku panna, sest et me lihtsalt sõitsime minu arust terve Eesti läbi, siis meil oli vaja Tallinnasse minna, Tallinnas meil oli vaja Tapale minna, sest et Tallise venna juures oli vaja käia ja siis oli vaja Tallise õe tütre sünnipäeval käia. Ühesõnaga, eile oli ka liiga palju jooksmist, ka ei jõudnud kokku panna, aga nüüd ma siin olen, teen seda lõpuklippi. Ja ma lõpetangi siis ilmselt siin kohal. Vlogmas saigi läbi. Ütleme nii, et ma olin juba nii kindel, et ma jõuan sellega täpselt niimoodi, et ma jõuan kõik videod tehtud, aga nagu näha, siis 2 videot läksid ikkagi ühte videosse, aga ma arvan, sellest polegi hullu. Sai siis natukene siuke pikem vlog siia lõppu ja tahan teid tänada kõiki, kes järjepidevalt ikkagi neid videosid vaatasid. See annab mulle ikkagi selles mõttes palju rohkem motivatsiooni, kui ma näen, et keegi nagu vaatab neid ja saab nendest rõõmu. Ma loodan, et saite. Ma andsin ikkagi endast maksimumi. Ma ei tea, kui hästi te mu sooritusega rahule jäite, aga te võite kindlasti mulle teada anda. Ma loodan, et kõigil olid imelised jõulud. Vaatame, mis järgmine aasta siis see jõuluperiood toob, kas ma võtan uuesti selle väljakutse ette või mitte, sest see oli ikkagi paras tegemine, ütleme nii, et eile oli esimene päev, kus ma ei vloginud mitte midagi. Ja selles mõttes selle vlogi kokkupanek ikkagi kogu aeg oli mul peas, et ma pean seda tegema. Aga ma andsin natukene endale ka aega ja kuna eile oli siis esimene päev, kus ma ei vloginud, siis oli siuke vabastav tunne päris ausalt. Nii et ma vaatan nüüd, millal ma uuesti selle kaamera kätte võtan. Äkki siin vana aasta õhtul ja saate äkki esimese vlogi siis juba uuel aastal. Nii et uuel aastal kindlasti, aga kas siis siin jaanuari alguses, ma arvan, sest et meil on aastavahetuspidu natuke suurema seltskonnaga. Nii et vaatame, ma praegu midagi lubama ei hakka, ma võtan nüüd ülirahulikult, täna mul on ka tegelikult kiire, sest et meil tuleb üks sõbrapere külla ja mul on vaja siin natuke nipet-näpet koristada, õnneks mitte midagi hullu. Aga tõesti suur aitäh, et sa vaatasid, mul on nii hea meel, et ma jõudsin lõpuks siia lõppu välja, ma ei suuda seda uskuda. Ja ma loodan, et sul siis ikkagi olid ka imelised jõulud, et sul oli kellegiga koos neid jõule veeta, et kõik saite vähemalt 7 käiku süüa, mina ei suutnud, aga vähemalt et kõigil olid mõnusalt hapukapsas kõht täis. Ja siinkohal ma lõpetan. Aitäh teile ja näeme siis teiega juba ilmselt uuel aastal. Tšau!